Vaatame, mis augusti 3. nädal meil toob nii rahas, suhetes kui kõiges muus huvitavas. Kui sa ei ole veel seda kanalit järginud, siis soovitan seda teha, sest igal nädalal tuleb välja uus video. Ma näen siin sellist energiat, et natukene sellist kurbust tuleb esile. Kurbust ja väsimust ka, selles mõttes, et ei taha tegelikult teiste inimestega väga suhelda, näitab sellist, kas peo või tähistamise või koos olemise järgset sellist tunnet, et ma rohkem ei jaksa. Et tahaks sellist stabiilsust ja rahu ja natuke rohkem kodusema ja isegi rahalise energiaga tegelemist, sellised maised asjad. Ma olen nüüd siin, mul on siin aias midagi toimetada või mul on see projekt, millega töötad oma nurgas midagi nokitseda tahaks justkui pigem. Et selline välisele maailmale mulje jätmine, et mul on nüüd hästi suur innukus kellegagi suhelda, see on väsitav ja tegelikult vale. Ära valeta endale. Et kui sa tunned sellist, mingit elevust millegi suhtes, mis ei ole sinu lähedastega seotud, sinu hingesugulastega seotud, see on lihtsalt selleks, et sul endal oleks sisemine rahu ja tunneksid, et su elu liigub edasi, siis fokusseeri ennast sellele. Et kuidagi selline oma reeglite paikapanemise aeg ja selline, narr on selline uljas, nooruslik, et mul on tunne, ma lähen ja teen selle ära. See ei pea kellelegi midagi põhjendama tõesti. Tuleb võimalusi reisimiseks ja selliseks ringi liikumiseks ja siis mingid pakkumisi tuleb, et siis läheks mingitele sündmustele või kohtadesse, aga kuidagi ma näen vaidluse energiat, et selline natukene väsitav, ma pean jätma mingisuguse mulje, mul on kõik hästi korras ja ma saan kõige hakkama, aga tegelikult ei tunne ennast piisavan, et see kuidagi paistab, et seda on liiga palju. Et näitab siin öösiti ülevalolekut, suhtlusprobleeme ja sellist tunnet, et kui sa ei tee seda, et siis äkki sa jääd millestki ilma, see FOMO, eks ju, aga samas kui sa lähed, siis nagu seda sisemist rahu ka ei ole, et mingit balanssi on siin vaja leida enda aja ja teistega olemise aja vahel. Näitab siin natuke isegi nagu asjade hävinemist, lõppemist, kukkumist, sest puhtalt lihtsalt saatus tegelikult loob sulle need piirid, kus ise neid ei loo. Ja siin ongi see, et kes oled sina, mida sa oma elult soovid, kui see puudutab ainult sind kui indiviidi ja kes on sinu lähikondlased, sinu lähedased, mis on nende unistused ja kuidas saaks nii, et sa ei pea ohverdama ennast kellegi teise heaks, aga samas ta kõik liigute edasi, et siin ongi see selline balansi leidmine, et alati ei saa kõigile teistele mõelda, vaid tuleb ka endale mõelda siin kohal. Et näitab siin sellist nagu lähedastega seotud sellised kireenergia pealt tehtavad asjad, ühised projektid, ühised loomingud, mingid asjad, mis peaksid sinust tekitama sellist, kui põnev, aga nagu ei ole seda innukust praegu, et tahaks asjad kuidagi pausile panna, korraks hingata ja olla. Ja see on ka okei, suveaeg ongi intensiivne, igal pool on laadad ja mingid, ma ei tea, kontserdid ja mis kõik siin toimub. Tuleb seenel käia ja marjul käia ja nii edasi, et palju asju käsil ilmselt ka, aga vaatame siis suhetest, sellepärast, et suhted siin tulevad kogu aeg esile. Tuleb uued kaardid osta, need on juba, ma ei tea, mitu aastat vanad, need enam ei saa neid segada väga hästi. Et nurgad hakkavad selliseks jäneselikuks minema või kuidas seda öeldakse, et raamatul on jänese kõrvad või sellist. Ma ei tea, kommenteerige, ma ei mäleta, kuidas see ütlus on, iga kogu inglismaal enalt. Aga jah, siin on selline süütunnet viskab esile, et ei taha kellelegi südamevalu põhjustada, kui sa oled neist kuidagi nagu targem, rahulikum või vajad enda hetke. Aga tegelikult see selline resistantsus, mis sees tekib, et ma ei taha sellega tegeleda, seda tuleb ka austada. Et selles mõttes sina oled sama oluline kui teised inimesed ja näitab siin sellist näitab ka siin seda, et kui sa püüad ainult teistele meele järgi olla ühiseid projekte edasi viia, siis tegelikult näitab siin esiteks, sa ei tunne rahulolu, näitab teistele valetamist endale ka ja sellist, et tegelikult ei taha ennast avada ja teistega suhelda ja siis hakkavad asjad juhtuma. Asjad lähevad katki, võib igasugust jama hakata tekkima, sest tegelikult see hirm, et ei taha teistele südamevalu või muresid põhjustada, et tahaks hoiaks tiimi mängija olla,
tegelikult see ei toimi, sest kui sa eks ju oma ressursid kõik ära kulutad, siis mida on sul enam anda. Et siin näitab, et sind ja tiimi rohkem aitaks just see, et sa oled rohkem kodus, hoolitsed enda eest, oled sellises rahus ja oled seiklusimuline, et sa ei pea kellegi ees vastutama, kellegi aru andma, kus sa lähed, mis sa teed. Ega tuleb tunne, ma lähen ju loodusesse, ma tahan ennast laadida, ma tahan jalad vette pista, siis mine ja pista. Et ei ole mõtet siin kellegi käest luba otsida või lasta millelgi ennast raskusega maadligi suruda, et selline see õigluse küsimus tuleb esile, et mis on õiglane, kui palju ma pean teistele andma, kui palju ma saan endale anda, kus see õigluse piir läheb, et sellised eksistentsiaalsed ja ühiskondlikud küsimused tulevad esile väga tugevalt, aga siin ikkagi näitab, et tõesti prioritiseeri enda sisemist rahu ja sellist natuke seiklusimulist lapselikku energiat, et sa proovid midagi uut ja ei pühenda ennast liigselt, et kui sul on raske öelda ei, siis võid alati öelda inimestele, et ma võtan mõtlemisaega. Siis sa pead ütlema jah ega ei, võtad mõtlemisaega ja võib-olla siis proovid seda teha kirjalikult, kui sulle miski ei sobi või sa taha midagi teha, jälle tuleb siin süütunne. Kollektiivne süütunne on praegu hästi esil ja see on seotud tõesti siis väga tugevalt kuidagi lähedastega just. Sõbrad, pere, armastatud, need, kellega vastu sul on kirg, need, kellega sind ühendab kirg mingisugune elus, selline hirm hukkamõistu ees, hirm juhtida, hirm olla juhitud, kus sa siis tahad parajasti olla. Kas sa tahad midagi juhtida, kas sa tahad olla see, kes lihtsalt on tiimimängija, et nüüd tuleb see kuidagi enda jaoks lahti mõtestada, et mis on sinu jaoks selline sisemine jõud, et selline see lõvi viskab ja tugevus, eks ju kaart, et mis on see sinu jaoks teiste eest hoolitsemine, see sinu sisemine jõud ja mis on sinu jaoks see professionaalne ideaal, kuidas sa tahad, et sinu töö ja eraelu nagu toimiksid, et ühesõnaga hästi palju selliseid päris keerulisi küsimusi tuleb esile, ma tunnen siin täitsa peavalu, selline surve, sa võid ka võib-olla seda tunda tõesti nädala jooksul, et selline reaalsuse ümber lülitamine, et meie peas on ka väga palju survet viimasel ajal, võid isegi vilistumist või midagi kuulda, sest meie teadvust, eks ju, avardatakse ja sagedus on järjest kõrgemale tõusmas, et seda on päris palju kehale vahepeal. Et kollektiivselt me kõik oleme praegu väga palju ärkamas, arenemas ja sellepärast ongi oluline, et see mängulisus, see seiklusimulisus, see selline ulahkus säiliks, et see avab sulle uued uksed ja mingid vanad asjad siin lõppevad, ma näen vanad tiimi, mingisugused kollektiivsed sellised kokkulepped, mingid tiimiprojektid ja tegelikult tahad seda või ei, siis lõputult ei jõua kõigile anda, et siin näitab, et sa õpid rohkem selle kohta, mida sa tahad nädala jooksul. Ehk siis, et kui sa ise endale piire ei sea, ennast ei austa ja armasta ja teised kõik esikohale sead, siis sul ei lasta seda enam teha lihtsalt. Sest neil teeb siin mingisuguseid ideid, et saatus ise just, kui on mingid head ideed, et nii, lükkame natuke tagant, et sa oleksid autentne ja väljendaksid ennast ausalt. Ja nii ongi, et siis sul tuleb seda teha. Et siin ei ole nagu seda varianti, et sa jätkad vanaviisi. Näitab jah, et see tegelikult hoiab sind nagu paigal. Jällegi viskab mulle seda, et sind kutsutakse kuskile ringi liikuma, kohtadesse minema, see reisi energia, et mõtle siis praktilistele aspektidele ja vaata enda süütundesse, et kas sa teed seda kellegi teise pärast, kas sa teed seda sellepärast, et sa oled midagi lubanud või tunned, et nii peaks, et siin on seda, et kõik on palju, igas suunas peab ennast jagama, et vaata oma energeetilist ressurssi, et palju sul seda enam on. Ühesõnaga näitatakse seda, et kui sul tekib selline kurbus teemadel suhted, et mul ei ole ressurssi anda. No see võib olla kurb, me ju tahame tegelikult rohkem lähedastega aega veeta, aga kui sul ei ole ressurssi ja peidad ennast oma maailma samas, siis lihtsalt vahest on nii, et tuleb olla hell endaga ja võib-olla hell ka teisega, et näitab siin sõnumi saatmist kellelegi teemal balanss, et elu peaks balansis olema rohkem, ehk siis kui seal on keegi, kes võib-olla pettub sellest, et temaga aega ei veeda või proovib sind isegi siin, viitab seda saatana kaarti, eks ju, manipulaatorid, et sinu elus võib olla selline manipulaator, kes kogu aeg mängib su süütundega meelega. Ta ei luba sükest asja. Et kui inimene ei austa sinu eid, ei austa seda, et ma olen väsinud, ma ei jaksa, siis sa tahad sellise inimesega plaani teha.
et selles mõttes, kas sina ise austaksid, keegi ütleb sulle, et ma olen tõsiselt väsinud, ma ei jaksa, lihtsalt mul ei ole ressurssi, on see aktsepteeritav vabandus või hakkaksid sina ka nagu teda ümber veenma, nii nagu sa ise endaga teed, nii nagu sinuga tehakse, et see on see eetiline koht, et me kõik peame üksteisega proovima arvestada, eks ju. Ja jällegi näitab, et isegi kui sa lähed ja viid ennast kohal, no siin on see reisi energia jällegi, et siis on lihtsalt kõik liiga palju, sa küll väldid konflikte, aga mingi konflikti energia tuleb ikkagi läbi, sest kui me teeme midagi hambaid kiristades ja piire paika ei pane, siis tegelikult see hoiab ka külluse energiat tagasi, seda maist nii-öelda sellist hoidvat energiat, mis loob ennast meie ümber kui ring turvalisusest ja selline maandatud asi, mis meid hoiab ja kannab. Ja hirmud tulevad siin esile, tegelikult hirm on nähtud sinu kurbuses, kui sa oled millegi pärast kurb, kui sa tunned hirmu, et mida lähedased sust arvavad, kas sa reedad neid, kui sa ütled ei, kui sa ei tee nii, nagu teised oleksid, mis teisi õnnelikuks teeks selles mõttes. Ja vaata sellele hirmule otsa ja võib-olla tasub lähedastega sellest rääkida. See näitab ka meile ära, kes on meie inimesed, kes ei ole, kes suudavad meid aktsepteerida ka meie nõrkuses. Võib-olla ka selles, et kui inimesel ei olegi midagi anda, lihtsalt kas sa oled piisav sellena, kes sa lihtsalt oled, ilma et sa midagi annaksid. Kelle jaoks oled piisav, lihtsalt sellepärast, et sa oled sina. Sa ainulaadne, imeline inimene, keda rohkem ei ole siin maailmas. Siin näitab, et millist maailma sa lood, et see füüsiliste naudingute maailm ka kuidagi ei ole piisavalt sellega tegelenud, jällegi viitab puhkusele, et luba endale seda luksust ja naudingut kogeda tegelikult. Et selline, siin on ka selline, võiks öelda ikkagi loodusega ühendus, selline külluslikkus, et seda nautida, ilma et sa tunneksid ärevust selle pärast. Et luba siis endale neid asju. Ja suhetes ka siis hoiatatakse selle eest, et ära siis nagu teeskle, et sul on asjad hästi, et sa oled terves kohas endaga, et sul on energia, sul on hästi, et kui sa ei võta vastutust ise enda eest seismise eest ja ise enda vajaduste väljendamise eest, siis tegelikult see lolitab nii sind kui teisi, sest mingil hetkel siis võivad tekkida probleemid. Siin näitab jällegi, et sõltuvused võivad esile tulla puhtast väsimusest, sest ei ole ressurssi ja võivad ka selline, et keegi kontrollib sind, sest lihtsalt sa ei pane seda piiri ette, et ole siis teadlik nendest mustritest ja kuna see on kollektiivne lugemine, eks ju, siin on hästi palju erinevat infot tuleb mulle, et kui seda täpsemalt teada, siis võtta ühendust, olen olemas, aga praegu siin on palju erinevaid suundi, mis inimestel kollektiivselt siis praegu on. Just see enda autentsuse teema tuleb viimased, ütleme 6 kuud konstantselt kogu aeg esile. Et siin on ju naine, nagu sa näed, linnuke õlal ja linnast eemal siin looduses, loob endale oma küllust ja kõike, mis tal on vaja, ilma et huvitaks, mis ümberringi arvatakse temast. Ja teisalt selline diplomaatia ja professionaalsus. Et kogu aeg selline välise maailma kuidagi selline manööverdamine, et ma oleks ikka nähtud kui hea inimene, kes teistega arvestab, kes on ikka hea, kellel on kõik oma kohal elus. Et see diplomaatia ka siiski tegelikult on ka inimene, tal on ka tunded ja tundemaailm ja vahest võib olla liiga palju kõike, et siis vaata ka sinna sisse, ära lase ise endale ennast ära petta. Vallalistel tuleb mingi selline asi, et kui sa proovid kohtingutele minna, kuskil kohtadesse minna, kus inimesi kohata, siis just kui see ringi liikumine või reisimine seda takistatakse, et sa võid näha väga palju punasid tulesid, midagi läheb katki, võib-olla ei saa liikuda, auto ei streigib, et siis usalda seda, et kuidagi isegi kui sa tunned, et mingi sügav ühendus, kogu aeg on mingid sellised punased tuled, et siin näitab, et saatus nagu ise sekkub, et su intuitsioon ärkaks ellu ja sa saaksid aru sellest, et kas ma tegelikult olen valmis pühenduma kellegile praegu, kas ma tegelikult olen tõesti valmis sügavaks ühenduseks või on minus miski, mis on veel vajab tähelepanu. Et siin tuleb selline ka väsimus ikkagi esile, et kui sa oled väga väsinud ja sul on tegelikult vaja pausi,
et siis tuleb seda võtta, et siin on selline natuke abitu või selline, ma enam ei jõua lihtsalt, et tahaks minna seiklema, aga samas ei jaksa, et võib-olla on aeg minna ise omaette seiklema, et võtad kotti selga ja lähed kõnnid kuskil rahulikult, et korraks kõigest eemale saada, see on ka eluterve tegelikult ju. Näitabki, et isegi kui sa lähed pidudele kohtadesse, kus on lõbus, et ikkagi tahaks väga ühenduda inimestega, et selline mingid tiimialased asjad või sellised, kus peab koos inimestega tegema asju, mida isegi kohtingud, kus sa pead mingit mängu koos mängima näiteks või et tahaks nagu omaette olla, ära kõndida. Et usalda seda tunnet, see on okei. Ja sa võid öelda ju, kui on õige inimene sinu elus, siis ta ootab. Eks ju, ei ole nii, et nüüd esimesel kohtingul peab kohe kohal olema ja ühenduma või muidu uut šanssi ei ole, et õige inimene ikkagi kuidagi leiab tee su ellu, nii et usalda ka seda, et midagi ei ole kaotatud. Ja tõesti mingi selline kurbus ikkagi tuleb esile, no siin ükskõik, kas ma vaatan vallalisi või neid, kes on suhtes või mis iganes, et ikkagi selles mõttes energia kollektiivselt on sama, et selline transformatsiooni energia surm on ühest küljest, et ei taha ennast avada kõigile, sest surmakaardid on suletud, eks ju, me ei tea oma surmaaega ette, aga surm on teisalt ka transformeerija, väga tugev uuesti sünd, eks ju, et selline tsükkel, et tahaks nagu kookonis olla, et uuesti sündida ja sa teedki seda, et see meie uueks loomine käib praegu väga, väga vägevalt. Ja see igasugused sündmused, see natukene viib tähelepanu kõrvale ja võib-olla instinktiivselt me tunneme ju ära, kui meil on vaja iseendaga tegeleda. Praegu on hästi intensiivne aeg, see päiksevarjutus ja lõviväravad ja mis meil siin kõik on. Et selles mõttes päris võimas tsükkel on läbi saanud ja uus on alanud juba. Näitab siin, et head naljad on teejuhtidel, et kui sa proovid olla tugev ja tunnetada seda elevust, et ma lähen kohtingule või ma äkki kohtan kedagi, et siis tegelikult seal all on ärevus, et millest ma ilma jään, kui ma ei lähe. Äkki mu elu armastus on just seal sündmusel ja kuigi ma olen megaväsin, ma läheks ikka, et äkki ma jään ilma. See jää millestki ilma, usu mind. Õiged inimesed jõuavad su ellu ja õigel hetkel ka. Teejuhid on piisavalt targad, et orkestreerida nii, et lükkan siit, lükkan sealt, väike liblikas lendab, auto piirdab, olete näinud küll seda filmis, kuidas see juhtub, et jõuata õigel ajal õigesse kohta, et kohtuda just siis, kui see on õige aeg, mitte nii, et peab olema selline toksiline edasi-tagasi, üks ei ole valmis, teine ei ole valmis, et see selline kaksisleegi teema, mis kogu aeg meediast läbi käib, eks ju, see on ka paljuski ütleme 80% sellest on lihtsalt see lõksu püüdmine, et tulema õpetan sulle, kuidas saada kedagi, kes ei taha suhtes olla. Et päris kaksisleegid on tulnud siia ühist missiooni tegema, eks ju. Ja see tähendab seda, et kumbki ei saa tegelikult oma missiooni korralikult teha, kui tal ei ole seda õiget paarilist, sest te olete siin üksteist leidmas selleks, et nüüd midagi koos ehitada. Kõik muu ei ole tegelikult kaksisleegid, seal on karmasuhted, igasugused asjad. Ma võin sellest rohkem rääkida, see on üks teemasid, mida ma olen pikalt uurinud, millega tegelen palju töö tõttu. Et kui sul on küsimusi, siis küsi video all, ma saan täpsustada midagi. Või võin teha pikema video, vaatame. Aga praegu tuleme tagasi selle juurde, et selline selle asemel, et kuskile minna, kellegi suhelda, on palju targem kuidagi olla kodus, et siin on see koduenergia, ennast armastada ja midagi uut õppida. Ma tead, et käsitööd või õpid midagi, mis sa oled kaua aega tahanud teha, näiteks kitarrimängu või joonistad mingi pildi või teed midagi iseenda jaoks. Lihtsalt sellepärast, et tahad. Kuidas oleks? Mis tunne oleks? Kui paneks kalendrisse nädalaks tund aega iseendaga, loova aega ja teed, mida sa iganes tahad. Mina sa niimoodi tegid? Võid öelda kommentaarides, mis sina siis valisid või mida sa teha tahaksid. Tund aega, täiesti sinu päralt võid teha, mida iganes sa tahad. Me unustame mängida. Unustame õppida, kui me oleme täiskasvanud, aga see on väga oluline. Ja näitabki siin, et see selline mingisugune seletamatu kurbus meie kõigi sees justkui, eriti mis puudutab inimsuhteid, et justkui mingi sisemine tunne kogu aeg ketrab, et nagu ei saa praegu ühenduda inimestega. Et ei ole selleks nagu valmis ja selline paljudel siin võib tekkida öine ärkvel oleks, sellised hirmud, öö on, eks ju siis, kus sa saad ka olla loov, et kui sa oled üleval, siis tee midagi loovat, kirjuta või joonista, et
et selline niisugune sõnu seletamatu hirm, et kui ma nüüd ei suhtle kogu aeg edasi inimestega, et kui ma nüüd võtan aega endale, et kas siis need suhted hävinevad, kas see hingepere, mis ma olen loonud, kas need suhtlused, kas need kaovad ära? Jällegi usalda, et selles mõttes siin on mingid baashaavad mängus, teemadel perekonnamustrid. Siin viitab suhetele vanematega, et kui üks vanematest irdus reaalsusest, et kuidagi see suhtlus vanemate vahel mingil vanuseperioodil, siin viskab vanus 2-5, no see on see, eks ju, kus kõige rohkem oleme mõjutatavad nendest mustritest ka, et siis justkui ema ja isa ei olnud samas kohas ja võib-olla ega kui lapsi kasvatada, siis need on ka päris keerulised aastad vahel, ei jää üksteise jaoks piisavalt aega ja ühesõnaga ma ei saa siin väga süvitsi minna, sest kõigil on erinevad lood, aga need teemad lapsepõlvest hakkavad ketrama sel nädalal lihtsalt, et siis ole ka teadlik ja kui tekib mingi ärevus, ei saa öösel magada, tekib hirm, et äkki kõik lõpeb, kui ma ei suhtle, kui sa oled pealt näinud oma vanemate suhet lapsena, kus järsku asjad ei sujunud, vaidlused, inimesed lihtsalt ei suhtle oma vahel. No see on päris valus. Võib-olla kõige hullem lapsel ongi see, kui vanemad üldse ei suhtle näiteks oma vahel. Et vähemalt vaidlus näitab, et mingigi suhtlus, midagi toimub, aga see vaikev selline, meil on kõik hästi, aga keegi ei räägi. Et see on veel pinevam ja väsitavam ju tegelikult, et vaata siis sinna sisse, see kurbus on veel seal sees ja katsus ära tervendada. Võid oma vanemad näha neid enda ees istumas ja räägi hingega kõik, mis sa tunned. See on see perekonstellatsiooni meetod, et hing saab hingega alati rääkida. On nad elavate kirjas või mitte, vahet ei ole. Nii et julge seda teha ja ära hoia ennast tagasi. See tervendab nii mõndagi ja küll suhetega jõuab tegeleda, et ma näen siin tõesti, et suhetes üldse ma näen, et millised suhted siis, milles on hästi, eks ju, kehvasti on suhetega sinu elus siis nädalal sellisel juhul ja selliste suhetega, mis tekitavad sust seda tunnet kõike liiga palju. Ehk siis, et kui sa selle inimesega suhted, siis sul on veel rohkem pinget peal, veel rohkem mingisuguseid asju, millele sa pead mõtlema. Et tekib selline väsimus, et nagu, et ma ei jõua kõigega tegeleda. Suhted, milles läheb hästi või mis elavad nädala hästi üle, on sellised suhted, kus tegelikult selline ärevus ja kõik see selline endale teistele valetamine natukene, mul on kõik hästi, et sellest liigutakse välja tegelikult ja rahulikul moel tuuakse tähelepanu sellele, et kuidas päriselt üksteist nähakse, kuidas ennast tuntakse, et selline rahulikult enda väljendamine, et ei ole aeg selliseks kärts-mürts kireenergiaks, vaid selline rahulik, hästi rahulik, rohkem endaga aega, rohkem mõtisklemist ja siis selle jooksul kogutud teadmise jagamine. Siin hästi rahulik energia ja oma süütunnet pead ka väljendama. Kui on mingi tunne, et sa oled kedagi reetnud või kellelgi haiget teinud, kas või selle läbi, et sa lihtsalt võtsid endale aega, siis kindlasti väljenda seda. Sageli on nii, et me tunneme hirmsat süüd millegi ees ja tegelikult teine inimene pole tähelegi, sa ei rääkinud minuga 2 nädalat või? Oi, mul oli nii kiire, ma ei pannud tähelegi, aga ja sina istud ja tunned süüd, et nüüd mu sõber arvab, et ma ei mõtle tema peale. Sellepärast tasubki nendest asjadest rääkida. Kui ongi mingi probleem, siis saab selle ju ära lahendada, et võib-olla siis näitab siin taasühendumist ja kui ütleme, keegi peab su elus olema ja teil on vaja sügavam suhet luua, küll siis elu leiab võimaluse kohtuda tänaval või kus iganes. Et aga oma süütunde teemaga tuleb tegeleda, see tuleb kogu aeg esile ja et see paneb sind tegelikult veel rohkem inimestest eemale tõmbama, kui sa sellega ei tegele ja raskendab praktiliste asjadega tegelemist, sest kui sul on sees süütunne, siis see on päris raske, et süütunne on energeetiliselt me räägime nendest vibratsioonidest, eks ju, üks madalamaid ja see tähendab, et sinu keha kogu madalale sagedusele, see on raske, selles on raske olla, füüsilised vaegused, igasugused valud, terviseprobleemid, paistetused võivad sellest tekkida, nagu Luule Viilma ka rääkis, et sa pead endale andeks andma,
kui sul mingi paistetus tekib näiteks või mingid sellised asjad, et see andestamine on hästi oluline ja näitab siin, et sa iirdud reaalsusest, peljates sellist vaidlusenergiat ja tegelikult ei pea kartma vaidlust, vaid lihtsalt panema müürid selliselt, et sa ei müüri ennast kinni või kedagi teist kinni, aga lihtsalt, et siin on see sein, et mõnikord ma sulgen selle või ütleme, nimetame seda siis ukseks, et vahest on uks lahti, ma tahan suhelda, nüüd on kinni, ma olen väsinud, ma tahan puhata. Et sa ei ole ju läbikäidavas mingis kodus, kus igaüks marsib uksest sisse ja jõlgub akna peale, et julge need uksed kinni panna vahel, see on okei. Et tõelised sõbrad ja lähedased ju ei eelda, et nad saad kogu aeg sinu elutoas sisse välja marssida, et on okei, kui sa tahad puhata. Ja vaatame, mis rahaliselt on tegelikult aeg teha mingisuguseid valikuid ja otsuseid, näitab siin õigusteemalised küsimused, juriidilised küsimused lahenevad, kui need on veel õhus, siin vist eelmine nädal olid ka mingid sellised asjad, et need võib puudutada laene, ma ei tea, kokkuleppeid, mis iganes, ühesõnaga sellised rahalised, juriidilised asjad, millega võib-olla tegeleks advokaat, eks ju, kui asi oleks kehva. Et kurbust on õhus ja sellegi poolest soovitatakse siin olla selline avatud meelega, selline, et vaatame, mis saab. Et kuidagi see maailm ja maailma küllus rahaliselt just, see on siis selline luksuslikud asjad, eks ju, see nagu tuleb, siin uks on nagu avatud, mingid uued võimalused ja siis tekib kohe siuke asi, et kas ma väärin seda, kas ma olen piisav, kas ma oskan, mingid hästi suured kahtlused ja kõhklused, jällegi on see enese väärtustamise koht. Lase lahti süütundest, on okei omada rikkust, on okei olla edukam võib-olla kui su lähedased, et ei ole vaja ennast väiksemaks teha, liiga diplomaatiline jälle olla, et luba endal kogeda asju ja kui need võimalused avanevad, siis vaatame kohe. Võimaluste osas ka ikkagi näitab sulle, et siin tekib võimalus edasi liikuda ja jällegi mingid tööd võivad sinuni jõuda, kus oodatakse, et sa kolid kuhugi või vahetad oma asukohta või lähed kohe kohale. Aga tegelikult on selline rahu vajamise aeg. Et näitab, et sea ikkagi oma piirid, kui sa oled liiga aldis kohe minema, sulle pakutakse tööd ja sa kohe tunni pärast juba jooksed. See võib jätta mulje, et sul ei olegi midagi muud käsil, et sul ei olegi oma elu, et sul ei olegi, ühesõnaga sinu väärtus selle võrra kahaneb ja mingitel põhjustel siin kuidagi soovitatakse võtta rahulikult tõesti, naudi kodust aega, üksi olekut, see on eluterve, siis sa lähed kohale rahulikumana. Et sa saad selle, mis sa tahad siis. Ka tööintervjuudel ei pea kohe esmaspäeva hommikul kell 8 kohe kohal olema platsis, et võid ka minna kella 9-10 intervjuule, et kõik on hästi, peasid sa ise oled heas kohas omadega. Ja tõesti näitab siin, et ikkagi igasugused sellised kutsed sündmustele. Ma oleks natukene skeptiline selles osas, et kas on seda innukust minna, et ei pea võib-olla kohe ära otsustama, et usalda oma sisemist last, mis pakub talle rõõmu, märka seda ja ühesõnaga keskendu endale tõesti, sest sellised igasugused tiimialased koos tegemised muidugi raskendatud ja tegelikult tahaks nende juurest minema kõndida, selline väsimus ja tahaks enda asjadega tegeleda. Et aeg on küps, tegele enda asjadega, lase lahti süütundest, sul on oma elumissioon, sa oled siin indiviid, ainulaadne, ainult sina saad teha neid asju, mida pead sina siin tegema ja selles mõttes ära muretse. See ei reeda kedagi sellega, et sa võib-olla tõesti lendad kõrgemale, kaugemale. See on hästi, sa saad siis oma lähedasi ka aidata. Isegi kui nad seda veel ei tea. Nii et julge ennast valida ja oma tegemisi prioritiseerida. Puhka ja naudi seda oma elu loomist.